meie oleme Eliise ja Laura. Ikka veel. Ning selles episoodis me tutvustame teile lapse õiguste programmi. Just filmi. Nii. Mis on laste õiguste programm? Laste õiguste programm koosneb siis filmidest, mis käsitlevad laste ja noorte elu. Sellega kaasnevad probleemid, suhted vanematega, kõik siuksed kiusamine teemad. Tihti käsitlevad ka vähe tõsisemaid teemasid. Näiteks koduvägivald. Just. Nii et väga õpetlik ja põnev. Mida kindlasti tasub vaatama tulla ka lapsevanematega, sest on kindlasti midagi ka neile õppida. Ja hakkame siis vaatama. Esimene film on meil Sühtlapargi laps, kelle režissöör on Pierre Monod ja see on Šveitsis tehtud. Wow. Kahjuks ei ole seal traileri subtiitreid. Nii et me üritame teile enam-vähem ära selgitada, mis seal toimub ja siis saate ise tulla. Filmil on subtiitrid. Nii et ei jää nagu segatuseks. Ühesõnaga, Sühtlapargi laps räägib siis ühest peategelasest Miiast, kes on 11-aastane ning tema probleemide siis vanematega, kes on narkomaanid. Seiklusest tema on nagu välja mõeldud sõpradega ja kuidas toime tulla, kuidas Miia on pidanud ohverdama, et oma vanemaid aidata, oma ema aidata. Aga ärge nagu mõelge, et see oli mingi tohutult morbiidne film, et sellel nagu oma helgemad pooli. Seal on kindlasti väga nagu helgemad ja positiivsemaid hetki. Ei ole ainult kurb ja tume hetk. Aga asume vaatama. Mia, da steht, du hast bei der Scheidung gesagt, du willst bei Mami leben. Du hast es versprochen. Noch mal weiter. Schau so. Baby, komm, gang jetzt. Los. Du bist meine Meite. Bitte hilf mir, lieb Gott. Ohne dich bin ich nicht. Ich bin da. Nein, wirklich, soll sie ihren Shit doch selber holen. Jetzt längt's. Jetzt gibst du mir den Stoff. Mami, du machst mir weh! Wollen wir abhauen? Was? Spinnst! Meine Flügel versprochen. Ohne Kompass losgelassen. Du musst aufhören! Heb mich fest an den Sternen, wo mir dann Nacht nicht unterzugehen. Bin immer noch da und solange ich zu mir stehe und sich die Welt noch dreht, dann gebe ich nicht auf. Weißt du, was das Beste wäre? Wir zwei hier innen für immer und ewig. Was meinst du? Nii, see oli siis see film ja lähme edasi. Järgmiseks filmiks on meil ju Wendy, mis on hästi armas film. Ma arvan, kõik teame Peter Pan ja Wendy. See on nii-öelda tänapäeva siis Peter Pan nagu. Ja, see on tänapäeva võtmes Peter Pan. Aga siis hakkab põnev. Remember the voice in your head? The one that said, "Sneak away." Crazy? Wendy, wait! Here is the place it came from. Where are the mother? You will never grow up! Never! So began the legend of Peter, the boy who would not grow up. Want to fly? We can fly. Really fly? Fly!
tell her I miss her and I love her. 5 minutit mul hakkab Riigi merepiroot. minu meelest meenutab veits seda, see raamat, vaata see. Kärbeste jumalat. Jaa, Kärbeste jumalat. Kärbeste jumalat meenutab ka see, jah. All children grow up. But some, the wild ones, the ones with a light in their eye, escape. Nii tore film. Tähendab, see tundub olevat väga seikluste rohke. Jaa. Kui muidu võtta Peeter Pan, siis nüüd on nagu Vendi, et on nagu tema vaatepunktist, et peategelane on äkki nagu tüdruk. Aga jaa, liigume edasi. Järgmiseks filmiks on meil siis Üks kõige eest. Üks kõige eest. Mis see Hispaania film? Nii. Sé que no son maneras, pero bueno, ya sabes cómo van estas cosas. Bienvenido. Me llamo Lesh y soy vuestro nuevo profesor porque María está de baja. Y me falta... Carlos. ¿Alguien sabe por qué no ha venido? Os propongo que cada uno de vosotros escriba una carta a sí mismo para suyo del futuro. Quiero que os mováis, las mesas, vosotros, todo. Venga, que si no no llegamos a ningún sitio. Venga, venga, venga. ¿Su madre le sobreprotege? Tengo una buena noticia que daros. Mañana Carlos vuelve a clase. Si nos inventamos una historia donde lo divertido es pegarse, ¿qué mensaje estamos enviando? Para enviar mensajes al WhatsApp, profe. Carlos se ha ido. Mentiste. Me echaban de menos que no sé qué. Un alumno no puede pegar a un compañero y muchísimo menos a un profesor. Selva, si no me cuentas lo que pasó, no podré ayudarte. Ahora vuelvo. Quietos. Perdona, estoy... Muerto de miedo estás. Uno para todos. Ma kujutan ette, et see võib õpetajana päris keeruline olla, kui sa näed pealt kiusamist, aga no vaata, ajad on iga kord muutuvad, sa ei tea, kuidas käituda, mis oleks õige, kas minna rääkima selle kiusajaga või mitte. Et see on nagu ka õpetajatele päris raske olukord. Et kuidas sellest välja tulla. Jälle väga aktiivne teema. Täpselt. Nii, lähme edasi. Nii head filmivalikud see aasta. Tõesti on head. Arvestades, et koroona on, siis see on tõesti. Jah, sest väga paljud filmid jäid ju filmimata või tegemata. Ja need, mis valmis sai, need on kõik väga head olnud. Järgmiseks filmiks on meil siis Big Boys Don't Cry. Suured poisid ei nuta. Suurbritannia film. Ja see on tehtud Steve Crowhursti poolt. Ja tõesti sündinud lugu. Toho. Ja see räägib ühest Paulist, kes on pidanud, me ei tea küll miks, aga politsei hakkas uurima ta minevikust. Ja ta on pidanud tänu sellele hakkama meenutama siis enda lapsepõlve traumasid. Ja sündmusi, mida ta enam meenutada ei taha ja mis on talle väga haiget teinud mentaalselt. See on veidi raskem lugu ja see tegelikult on mitte soovitatav alla 12 eluaastale. Nii et kindlasti mingi vanematega, kes on nooremad. Kui oled alla 12-aastane, siis vaata seda hiljem. Kuulame seda briti aktsenti nüüd. I need to talk to you about the time growing up in St. Leonard's Children's Home. 6 of your 8 housemates committed suicide, Mr. Conley. I'm afraid I have to tell you that another child in your care home, Liam Carroll, has also recently taken his own life. Jason, Terry, Andrew. I need to find some people. I said get out!
random. Väga selles mõttes hästi tehtud treiler, et see ei ütle väga palju ära. Ja peab ise vaatama minema. Peab minema, jah. Aga see on jah, väga raske, et kindlasti... Väga süge sünge lugu. Kui sa ei ole 12, siis ma ei soovita seda minna vaatama. Või noh, sa ei saaks seda vaatama minna. Et pead natukene kasvama. Järgmine film on siis Ütle talle. Talle. Mis on siis Venemaa film. Midagi uut ja põnevat. Nii, see räägib siis peategelasest Sašast. Räägib suhteprobleemidest. Räägib perekonnaprobleemidest. Lapse dilemmast, kus vanemad lähevad lahku. Ja kuidagi ühest maailmast saab järsku 2. Ja see on tegelikult väga aktuaalne probleem. Ma usun, et päris paljudele vanemad lahku läinud. Ja siis see näitabki, kuidas ühe poisi vaatenurgast. Vene keeles äkki nüüd saab rohkem inimesi aru. Есть такая притча царя Соломона. Принесли ему младенца, 2 матери которого утверждали, что это их ребенок. И Соломон сказал: разрубите этого ребенка пополам. Слушай, а давай ты маме скажешь, что ты по четвергам то у нее, то у меня? Ну, а то ты с ней 4 дня в неделю, а со мной 3. А ты им сказал уже, что вы 28-го улетаете? Ты, если не хочешь ехать, надо просто сказать. Я хочу, чтобы ты знал, что мы тебя любим. Ты только останься с нами. Господи, я клянусь, если мы тут останемся, я сброшусь с какого-нибудь моста. Сань, ты вообще, что ли, ничего не сказал? Я тебе его не отдам. Он что, твой? Козёл! Сука, 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 сука! Он уже не маленький. Сам решит. Папочка, я тебя очень сильно люблю, но не звони, пожалуйста. Перестань пудрить мозги моему внуку! Ты сам-то чего хочешь? Ka huvitav film. Et soovitame seda ka vaatama minna. Ma soovitame kõike vaatama. Ja minge kõike vaatama. Ja sellega saigi meie õiguste programm läbi. Selles mõttes programmis on filme veel. Ja. Need on need, mida me siis täna vaatasime lihtsalt. Aga seal on kindlasti veel, et kui soovite uurida, siis taaskord minge Jussi kodulehele. Ja seal näete kõiki filme, näete pikemaid kirjeldusi filmidest. Just. Ja ärge muretsege, kõikidel filmidel on subtiitrid, lihtsalt treileritel polnud. Et selles mõttes... Kinno lähete, siis saate aru filmist. Jah, täpselt. Tulge kinno. Nagu te näete, siis filme on põnevaid ja ühest äärest teise. Nii et on kindlasti leete midagi, mis teile meeldib ja on teile põnev. Nii et tulge kinno. Näeme kinos. Näeme kinos. Toodles!